tere, head vaatajad! Täna on käes see päev, kus ma lähen järele oma Lexusele ja siis selgub tõde, mis oli arve, mis seal vaja teha oli, mis korda tehti ja vaatame, mis see mehaanik mulle seal rääkima hakkab. Loodan, et midagi katastroofilist ei ole. Sellega siis olen ka nüüd ringi sõitnud mõned päevad. RX 450 H+. Ja mis ma öelda oskan, modernne auto, ülimugav ja ei saagi aru nagu, et sa ise sõitma pead, sa sõidab ise, nii öelda. Aga tahaks oma vana V8-t ikkagi tagasi ja nüüd sõidamegi siis Lexus Tallinnasse. Tere tulemast Lexus Tallinn esindusse. Siin on meil NX 450 H, millest ma ei tea mitte midagi. Siin taga peidab ennast unistuste Lexus LC. See on küll hübriidversioon, aga V8 versioon on ka sellest. See on 94 aasta. See on esimene generatsioon, jah? Ja. Proovime. Ikka need samad Lexuse asjad. Selles suhtes oli nagu pime ost, piltide järgi nagu ostid. Aga selles suhtes õnnestus ikkagi, läks õnneks jah, et väga hea eksemplar ja täitsa rooste vaba ja kõik jutud. Pull auto on küll, et on hästi nagu siukene ameerikalik, kui sa sõidad hästi pehme, mugav ja hästi mõnus nagu siuke. Nii, Lexus on siin ja meil on mehaanik Richard. Tere, Richard. Tere. Ütle mulle alguses kohe ära, mis hinde paned Lexusele? Ütleme, et ta ei ole kõige hullem, et võib-olla isegi ütleks, et LS-i kohta isegi üle keskmise. LS, siuke 3,5 5. Ütleme algselt võib-olla 3,5, et peale meie töid on juba seal üle 4. Aha, no super. Aga ühesõnaga, ma saan aru, et üks asi on veel teha praegu. Ja, täna veel tulid esipiduri klotsidele siin klotside plekid ja katuseluuk on veel tulemata. Ja näed, kvaliteedimärk Made in Japan. Mis siin oli nagu probleemiks, oli mootori kõrgsurve pumpade tihendid, mis siin taga mõlemal pool on siis. Nende vahelt tekkis küllaltki tugevalt õli. Need me vahetasime ära. Pesime siit mootori puhtaks. Siin autol on kõik on plastikute all peidus. Ei ole midagi näha üldiselt, et kus mida on uued tükid, eks ju, ja kus on uued asjad. Siis teine asi, mis siin oli tugeva lekkega, oli radiaator. See jääb ka kõikide plastikute alla peitu. Mootori poole pealt ei ole hetkel ühtegi asja. Mitte ühtegi leket ei ole. Mootor töötab väga hästi. Ei ole ühtegi keti jäält, mitte midagi siukest ei ole. Et selles mõttes mootor töötab ikkagi nagu uuel autol. No super. Et tõesti väga hästi nagu. Olid probleemiks, et kõrgusandurid olid hoovad kinni. Ja kui ma nüüd üleeile hommikul auto võtsin, siis oli ka üks veakood tulnud vedrustuse kohta. Ja sellega ma sõitsingi ringi. Tuled põlesid, et õhkvedrustuse veakood oli sees. Ta näitas ju seda, et on nagu kõrges positsioonis sõidab. Ja ta läks nagu nii-öelda avariirežiimi. Ja siis oligi, et veakood oli siis parema esimese kõrgusanduri oma. Meil olid kõik kõrgusandurid olid tellitud, aga siis oligi viga oli selles, et kõrgusanduri pistik oli siis nii oksudeerunud, et siis kõrgusanduri enda klemm oli pistikusse jäänud juba kinni oksudeerunud. Et siis ma võtsin selle pistiku lahti, panin sinna 2 uut klemmi, tegin juhtmed korda ja panime nüüd kõik 4 uut kõrgusandurit. Veakoodid on läinud, vedrustus töötab ja ka kõrgused on siis sildadel on paigas. Esivedrud minu teada on ju järelturu vedrud. Ja siin ongi
kõige kehvem ongi see, et siin ongi paigaldatud siis need nii-öelda B-varuosa õhkamordid. Need Arnoti ja mordid on ju? Jah, vist jah, et nendega ongi see, et kuna tugilaager on ka siis selle õhkamordi küljes, siis ka tugilaagritest on kuulda vahepeal sükest ragisemast eks ju. Et ideaalis pikemas plaanis tuleks ikkagi panna siia õiged õhkamordid. Originaalid, jah? Aga kas sa siukseid variante oled näinud enda töös, et nii palju, kui ma netist olen lugenud, et siis inimesed, kes ei taha selle õhkvedrustuse peavaluga tegeleda, siis panevad lihtsalt siia mingid koilid alla ja ma ei tea, kui hästi nad nagu töötavad, aga üldiselt siis jäävad kõik need armatuurist tuled põlema. Et siis peab hakkama otsima, et kes need nagu suudaks siis välja kodeerida autol, et kõik see õhuosakond, aga müüakse erinevaid kitte ja lahendusi, et meil Euroopas on enamus autodel on õhkamordid on tehasest, tulidki õhu peal, et meil nagu neid tavamordi ja vedruga versioone eriti ei ole, aga USA-s, kus nad olid hästi levinud uuena, siis seal on hästi palju neid tavavedrustusega autosid ja ka õhu omasi siis ehitatakse ümber. Minul ei tule hetkel ühtegi ette, et ma oleks näinud, et oleks tehtud tavavedrustuse peale. Et üldiselt paljud ongi niimoodi, et õhkamort on läbi, auto näiteks lekib, õhkamort, auto vajub viltu, siis ostetakse kõigepealt B-osa on võib-olla pool aastat muretu, siis hakkab jama pihta ja siis ikkagi ostetakse originaalmordid. Siis meil siin oli ka käigukastist oli hästi tugev leke, et siin pool on käigukasti pistik, siia läheb käigukasti juhtmestik ja siit nii-öelda pistikul siis klemmide vahelt oli leke, et ta lekkis nagu välja kõik, siit oli kõik õline. Siis me võtsime käigukasti põhja maha, solenoidide ploki maha, panime uue käigukasti siis selle juhtmestiku siia solenoididel, mis ta tuleb vist ühe tükina, et sa pead vahetama nagu terve siis siia mineva juhtmestiku ära. Et see sai vahetatud, uus käigukasti tihend, õli tase korda, uus õli ja õlifilter ka loomulikult. Et nüüd on see mure ka lahendatud ja see on üks esimesi autosid, millel on 8-käiguline siis automaatkäigukast üldse. Just. Et põhjal üldiselt on nagu suhteliselt viisakas. Ma vaatan, et nagu mingi ulmeroostet ei ole. Jah, siin on lihtsalt siukest pindmist roostet on küljekarpidel näha, aga see tagumine pool on väga korralik küljekarpidel. Et on olnud autosi, kus need tõstekohad on täiesti läbi roostetud juba. Aga siin on tõstekohad on täitsa korralikud veel, et ei ole muret. Ja taga samuti on uued kõrgusandurid koos hoobadega. Et siuksed ilusad uued tükid. Siin tagasillas ongi, et meie kliimas sillatalale tekib siukest roostet, aga siin on ainult pindmine siuke rooste. Ja tagasillastel on ka, et tal on naljakas, et siis vasak tagumine õhkamort on ainukene siis nii-öelda originaalvaru osa selle amortidest. Et ees on nagu B-osad ja tagas on B-osa. Et see parem on vahetatud juba selle autol. Ehk siis üks on 19 aastat vana õhkamort. Esmapilgul tundub küll, et seda ei ole vahetatud, et see võib olla täitsa originaal täiesti tehasest nii nagu tuli. Ja rehvide osas oli meil ka see, et kui ma selle auto algselt juba võtsin ostueelse kontrolli, teostasin proovisõidul auto sõitis otse, ei kiskunud. See on üldiselt hea märk, eks ju. Aga kui ma siis sõitsin siia töökotta sisse, tulin korra autost välja, siis vaatasin, et eesrattad olid nagu hästi kokku keeratud. Kokkujooks oli nagu meeletult paigast. Ja et ees on näha ka, et see rattad oli nii kokku keeratud, et see on ka ebaüldselt pannud kuluma. Et need talvekad tuleks siis siiski ära utiliseerida. Sai ka paigaldatud siis kõik kettad, klotsid uued ilusad. Et need olid ka enne, kõik olid B-osad. Seisupidur oli peale keeramata jäetud praktiliselt. Et ma ei tea, et see ilmselt enne siis ei töötanud üldse. Positiivne üllatus oligi see, et olid seisupiduri klotsid on kõik uued juba pandud. Et siis selle osaga ei pea tegelema. Et kuna seisupiduril kõik töötab, et rossid asjad kõik liiguvad. Et nüüd on uued pidurid. Enne oli hästi tugev vibratsioon pidurdades, et kui ma käisin proovisõidul, siis siin Järvevanast esimene pidurdus oli ikka siuke, et ikka jõnksutas hästi tugevat.
et nüüd on see osa on korras. Aga see on vist üldse selle LS-i nagu niisugune temaatika, et kõik osad on kuidagi ekstra kallid. Et sul võivadki seal olla 5-6 pisiasja vajavat vahetamist, aga lihtsalt kuna need varuosad on hästi kallid. Seda autod ikkagi originaalis maksid ka sinna 1,5 miljonit krooni kuni seal üle 2, isegi LS 600, et üle 2 miljoni krooni 2006-7 aastal. Et siis need too aeg oli ikkagi üüratud summad, et ma arvan, et see nii-öelda pimesi tehtud ostu puhul ei ole üldsegi kõige hullema variandid. Veits joppas, jah. Et siin pidi jah, et on õnne olnud, et siin need summad ja arved ja vead võivad olla palju suuremad, et kui siin oleks ketiliinis mingid hääled asjad, siis need summad oleks juba teised ja remondid. Hetkel mitte ühtegi leket. Mootor töötab ka jõugas, kõik on nagu, ütleme, uue väärselt. Töökojast saime auto kätte. Nüüd lähme proovisõidule ja vaatame, kas sõiduomadused on paranenud. Testime pidureid, vaatame, kas auto sõidab otse või kisub. Kõik ühesõnaga selle mehaaniku jutu järgi. Aga saate toetaja Aquafori veefiltrid soovitan, sest kraanivett ju meie ei joo, et see on jube mugav pudel. Lased kraanivee sisse, siin on juba filter sees ja saad endale puhta filtreeritud vee kätte. Üks täiesti seosetu ja väga mitte autodesse puutuv küsimus. Kuidas te saate enda autosse hea lõhna? Teate seda tunnet, kui te astute mingisugusesse nooblisse, taksosse või kuskil astud sisse, lõhnab hästi ja see lõhn ei ole mingisugune, ma ei tea, siin kuusekese lõhn on ju. Et mina ei tea, mis teie teete, aga mina proovin sükest asja. Üks minu lemmik parfüüm, Bleu de Chanel. Ma lasen seda enda siia nahkistme peal. Vaatame, kas ta jääb püsima. Nii, vurts. Vaatame, kas see toimib, sest auto peab hästi lõhnama, siin on vaja naisi vedada ja kõike muud ka. Ja ausalt öeldes on juba tunda erinevusi. Oi, paljad. Juba on tunda erinevusi. Nii, sõiduomadused on meil siis sellised, et tundub, et auto sõidab otse. Ja asi, mida ma võib-olla üldse seda autot ostes ei osanudki vaadata, ei ole ju selliste autodega väga sõitnud. Ja ei tea nii palju on ju, et just see sildade reguleerimine nii suure erinevusega on. Et praegu võib küll öelda, et kui ma enne olin selliste roomik saabastega uisutasin jääl, siis nüüd on ikkagi uisud alla saanud ja tõesti läheb kuidagi libiseb ise. Kätte on jõudnud õhtused tunnid. Ja õhtuti tavaliselt nutetakse, et hakkame koos nutma. Vaatame üle selle arve, mis ma nüüd kätte sain. Auto on ilusti korda tehtud, nii palju kui võimalik. Ja vahepeal jõudsime käia uuesti esinduses ja panna sellise asja siia nagu opadi. Laseme valgust sisse. Vahetasime siis katuseluugi ka täielikult välja ja võtame selle arve ette ja hakkame ette lugema koos hindadega. Need on siis Lexus Tallinna hinnad, täishinnad ja vaatame, mis me tegime. Esimeste pidurisadulate kolbide tolmukummide vahetus ning vasakpoolse pidurisadula kolbide vahetus. On lisatud kommentaar. Kolbide tolmukummid olid katki ning vasakpoolse pidurisadula kolvid kinni. Selle maksumus koos töötundidega 466,04. Järgmiseks, esimeste piduriketaste ja klotside vahetus. Pidurikettad viskusid ning piduriklotsid olid ebaühtlaselt kulunud. Seda tundsime ka esimese proovisõidu ajal. Maksumus 534,92 senti. Voila. Tagumiste piduriketaste ja klotside vahetus 538,08 senti. Nii, ainuke asi, mis siis meil mootoris oli,
mootori jahutusradiaatori vahetus. Radiaatori ülemisest servast esines tugev leke, mis oli tingitud vanusest. 793 eurot 62 senti. Kas juba tulevad pisarad? Nii. Mootori kõrgsurvepumpade tihendite vahetus. Tihendite vahelt lekkis mootoriõli 333,52. Summuti parempoolse lõpupüti kuuma kaitsepleki kinnitamine 88,71. Nii. Käigukasti juhtmesarja vahetus. Käigukasti küljes olevast pistikust lekkis õli. See on siis meil tagasihoidlikud 877 eurot ja 52 senti. Sillaseadete kontroll ja reguleerimine, mis on tõesti väga tuntav vahe võrreldes esimese proovisõiduga. Juurde on pandud kommentaar, esisilla kokkujooks oli silmnähtavalt paigast ära. Põhjus ei ole teada. See maksis 105 eurot ja 65 senti. Ja nüüd, see oli alles algus, nüüd alles läheb põnevaks. Meil on siis kõigi 4 kõrguse anduri vahetus ja kontroll. Ja on pandud kommentaar. Kõrguse andurite vardad olid kinni. Tagumistel anduritel olid hoovad eelnevalt vahetatud, kuid hoobade pikkused olid valed. Kõrgusandurite pistikud olid kergelt korrodeerunud. Parempoolse esimese anduri pistikuklemmid olid tugevalt oksüdeerunud ning autopoolsed pistikuklemmid asendati uutega. Kogu selle muusika maksumus 3349 eurot ja 25 senti. Väga kallid olid need andurid, 4 tükki, ma ei tea, seal oligi vist mingi 7 sotti oli tükk või midagi sellist. Katuseluugi klaasi vahetus, kõigest 479 eurot ja 5 senti. Ja siis on siin mõned sellised kergemad asjad, millel ei olegi hinda juurde pandud, on mootorialuse põhjakatte kinnituste korrastamine. Valed kinnitused olid, asendati uutega. Mootoriruumi mootorikatete kinnituste korrastamine, osad tüüblid olid puudu ja teostati ka välipesu ja salongi puhastus. Mis see kõik kokku tuli, küsite teie ja küsin ka mina. Kokku läks remont maksma 7562 eurot. Ja siinkohal muidugi ma pean ütlema suur tänu Lexus Tallinnale, kes tegi mulle väga viisaka sooduka sellest arvest. Nii et aitäh. Ja mis seal ikka? Raha on läinud, meel on rõõmus ja näeme juba järgmises osas.